Tõnis ja Andrus, kas te ise olete ka suusamehed või? Mitte väga. Jah, rohkem ikka pealtvaatajate osas. Me oleme siin Aegviidus ja siia meie selja taha siia künka peale, see on Kabelimägi, Tõnis, kus me oleme, eks ole. Ja see on üks see koht, kus inimesed väga armastavad ka suusatada, et te peate tegelikult väga hästi siin Riigimetsa Majandamise Keskuse ja vallajuhiga läbi saama oma vahel, sellepärast et riigimaal need suusarajad siin Aegviidus on. Mismoodi Riigimetsa Majandamise Keskus saab aidata siis valdasid ja neid inimesi, kes tahavad suusatada? No Riigimetsa Majandamise Keskus on valmis sõlmima maakasutuse lepinguid selleks, et suusarajad oleks ikkagi korralikult kasutatavad, et seal ei häiritaks inimesi, et me saame läbi selle, kui lepingud on sõlmitud ja raja asukohad korralikult määratud, saame planeerida oma raietöid niimoodi, et need või üldse metsa majandamist, et ei oleks segatud ka suusatamine metsas. Kas teie tavaliselt vaatate üle ka ikkagi igal sügisel või kevadel need rajad, et kuhu siis on võimalik, sest ilmselt need raieplaanid ka ju muutuvad, et tuleb üks raielank, teine raielank, et neid radu tuleb pisut nihutada või? No üldjuhul neid ikkagi ei nihutata, et need me lepime kokku konkreetsed trassid ja seal on arvestatud, et seal on rajatud ja sealt suusatatakse, et seal nagu metsamajanduslikke töid siis tehakse ainult suvisel ajal. Et talveks sinna üldjuhul raietöid ei planeerita. Ja kuna need rajad eeldavad ka mingi laiema koridori olemasolu, metsa tuleb ikkagi natukene maha võtta, siis ei saa neid ka nii väga lihtsalt nihutada. Üks probleem on ju see, et puud kukuvad ka radadele, meil on ju tormid ja tuultega ja niisama ka teinekord kukuvad, et need tuleb ikkagi radadelt ju likvideerida, muidu ei ole võimalik üldse kasutada. Kuidas on suusaradade ja metsloomaradade ristumisega? See on nii, et nii kuidas loomad lähevad, nii on need rajad risti seal, et ega me ei saa kontrollida seda, kust need loomad jalutavad. Kes kellele teed peab andma, kui selline ilus kohtumine toimub, kas kitsed suusatajale või vastupidi? Üldjuhul ikka metsloom põgeneb, et tema kardab ju inimest. Tõnis, teil on seal künka otsas üks väga äge masin, sest ilma selleta oleks teil ilmselgelt väga keeruline neid suusaradu siin hoida ja sellel masinaga on tulnud siia Aegviitu isegi Tartu maratoni lõhna natuke. Jaa, see traktor on tõesti ajaloolise lõhnaga, et tema on siis vist esimesi traktoreid, mis tegi siis rada Tartu maratonile. Ja nüüd siis läbi tänu sihtasutuse Eesti Terviserajad on see traktor siis jõudnud meile, teeb meie radusi ja siis ta on küll suke vanakene, aga veel lükkab natukene. Me oleme praegu Aegviidus, aga tegelikult on ju üle Eesti veel neid riigi metsas olevaid radu. Jaa, et üle vabariigi on praegu RMK lepinguga kaetud 100 kilomeetreid suusaradu. Kokku on sõlmitud 15 lepingut praegu hetkel. Ja nende hulgas siis võib nimetada pikemaid näiteks nagu Tartu maratoni suusarada ja siis Pärnumaal Jõulumäel näiteks. Ja siis nagu siin jutuks oli see Kõrvemaa piirkond, selle lepingu ettevalmistused praegu käivad. Siia saab ka, ma usun, et lähema mõne kuu jooksul juba leping ettevalmistatud ja võib-olla ka allkirjastatud. Et siis saavad olema ka ametlikult maakasutuse õigused, sellest on ka kasu nii-ütelda rajategijatele läbi selle, et neil on võimalik siis ametlikult teha igasugust projekte, taotleda projektirahasid, et parandada neid radasid ja teha paremaks. Ja tegelikult Riigimetsa Majandamise Keskusele ju mingisugust suurt kohustust, kui on leping alla kirjutatud, siis enam ei kaasne sellega. Kohustusi otseselt ei kaasne, aga meil on selle läbi ikkagi täpselt teada, kus mingid rajad asuvad ja me saame vältida igasuguseid muid kasutusi, mis sinna võidakse küsida, näiteks kas või mootorkelkudega sõitmine, et me ütleme, et
vabandust, me ei saa teid sinna lasta, seal on juba suusarajad ees. No mis võiks olla takistuseks ühele suusarajale, näiteks kui teie poole pöördutakse, et me tahaksime piirkonda oma suusarada 10 kilomeetrit? Ega takistusi põhimõtteliselt ei olegi, et kõik on tegelikult oodatud ja teretulnud Riigimetsa. Teeme aga rajad ja sõidame.